Tere ja tere tulemast Toidupanga toidukoolitusele. Mina olen Demi ja täna räägime sellest, kuidas paremini mõista termineid kõlblik kuni ja parim enne. Alustame terminist kõlblik kuni. See tähistab toiduainete lõpptähtaega, millal need tuleb ära tarvitada. Selline märgistus on tavaliselt kiiresti riknevatele toiduainetele, nagu liha, kala ja piimatooted. Need tooted võivad oma koostise tõttu soodustada riknemist põhjustavate mikroorganismide kasvu. Seetõttu ei tohi selliseid tooteid pärast märgitud kuupäeva tarbida, kuna need võivad olla tervisele ohtlikud. Näiteks võib põhjustada see toidumürgistust. Parim enne mõiste viitab toidu minimaalsetele säilimistähtaegadele. See tähendab, et toitu võib tarbida ka pärast märgitud kuupäeva, kuid tuleb arvestada, et selle kvaliteet nagu lõhna ja maitseomadused võivad olla vähenenud. Toote tekstuur ja vitamiinide sisaldus võivad samuti muutuda, kuid see ei ohusta meie tervist. Näiteks on sellised tooted leib, sai, küpsised, maitseained, kuidas pakendilt kõige olulisem informatsioon ühe või teise toiduaine kohta võimalikult kiiresti siis kätte saada. Pakenditel on palju teavet, sealhulgas toote nimi, valmistaja, kogus ja koostisosad. Siiski tuleb ignoreerida reklaamisildiseid nagu suhkruvaba või tervislik, kuna need ei anna alati toote tegelikust kvaliteedist õiglast ülevaadet. Koostisosade loetelu on oluline osa. See on paigutatud kahanevas järjekorras, mis tähendab, et esimesena loetletud koostisosas on tootes kõige rohkem. Näiteks, kui 4 viljahelbed sisaldavad rukki, nisu, odra ja kaera, saame järeldada, et rukki on kõige rohkem. Mida naturaalsem toit, seda vähem koostisosade nimekiri peaks olema. Porgand või kartul ei vaja mingit nimekirja, samas kui töödeldud toiduainete puhul võib nimekiri olla pikk ja keeruline. Näiteks tordipulber, mis sisaldab 10 koostisosa, on ilmselt rohkem töödeldud toode. Toitumisalane teave annab meile teavet toidu energiasisalduse, rasvade, süsivesikute ja valkude ja ka vitamiinide kohta. See on esitatud 100 grammi või 100 milliliitri kohta. Energiasisaldus näidatakse kilojaulides ja kilokalorites. Eestis kasutatakse enamasti kalorite terminit, mis tähistab energia hulka, mida on vaja 1 grammi vee soojendamiseks 1 kraadi võrra. Lõpetuseks pöörake tähelepanu kõlblik kuni, parim enne koostisosadele ja toitumisalasele teabele. Jätke riiulile tooted, mis sisaldavad liiga palju keerulisi koostisosade nimesid. Otsige alternatiive, mis on madalama suhkru ja soolasisaldusega ning kõrge kiudainete sisaldusega, et ikka selleks, et toetada oma tervist ja heaolu. Aitäh, et liitusite Toidupanga toidukoolitusega. Loodan, et leiate neid teadmisi kasulikuks järgmiste toiduvalikute tegemisel. Nüüd näitab meile armas Julia, kuidas on võimalik valmistada lihtsat ja imemaitsvat pastat. Aitäh! Tere, mina olen Julia. Tänases retsepti videos valmistame ülipopulaarset spaghetti bologneset, kuid seekord teeme väikese muudatuse. Haklja asemel kasutame läätsesid. See on suurepärane valik, kui soovite tervislikumat ja kiudaine-rikkamat versiooni saada, mis maitseb endiselt ka hästi. Enne kui alustada pasta valmistamisega, on oluline, nii nagu ikka, hoolitseda toiduhügieeni eest. Alusta alati kätepesust ja veendu, et kõik tööpinnad ja kasutatavad köögitarvikud oleksid korralikult puhastatud. Puhtus köögis on oluline mitte ainult toidu ohutuse tagamiseks, vaid ka selleks, et maitsed säiliksid puhtad ja värsked. Alustame.
aga enne seda, miks siiski läätsed? Läätsed peaksid olema või vähemalt võiksid olla meie sõbrad köögis. Need on kergesti kättesaadavad, soodsad ja ei vaja eelnevat leotamist ning boonusena on nad veel pika säilivusajaga. Lisaks on need täis valku ja kiudaineid, mis on eriti kasulikud meie tervisele. Täna kasutame punaseid läätsesid, mis valmivad kiiresti ja sobivad suurepäraselt selle roa jaoks. Selleks, et pastat teha, on vaja mõningaid köögitarvikuid, nagu näiteks paksu põhjaga potti, nuga, lõikelauda ja puulusikat. Kurnamiseks võib olla ka sõel, kuid see ei ole nii tähtis. Nii, ja esialgu on meil siis vaja ära koorida porgand, võtame otsad maha ja koorime porgandi kenasti ära. Ja kui meie porgand on ära kooritud, siis pärastpoole me koorime samamoodi ka sibula ära. Minul on siin sibul juba ära kooritud. Et kui sa niimoodi koorid, siis koori ettevaatlikult, et näpu peale ei läheks, sest muidu võid endale haiget teha, eriti kui on selline terava koorija. Minul on alati niimoodi võetud laua peale kausikene, kuhu ma siis koorin, et pärastpoole saab ilusti ära visata. Nii, ja nüüd siis koori ka sibul, kui sul on sibul veel koorimata ja ühtlasi ka küüslauk. Ja nüüd ma loputan korraks nad vee all ära ja ühtlasi pese ka 2 sellerivart. Ja nüüd meil on vaja ära hakkida siis porgand, sibul, küüslauk ja sina võid hakkida teise kujuga, siin ei ole väga olulist nii-öelda reeglit, eks ole, et meie teeme sellised kuubikud praegu. Ja kui sa hakid, siis haki ettevaatlikult, et ära sõrmi niimoodi pane, et hoia neid niimoodi õrnalt siia nagu tahapoole, eks ole. Ja siis hakime rahulikult, kiiret ei ole kuskile. Nüüd on meil siis porgand valmis saanud ja saame näiteks ära hakkida nüüd siis selleri. Nii, teeme selleri pooleks näiteks. Ja kui sul ei ole sellerit, siis mitte midagi hullu ei ole, et sa ei pea sellerit panema, aga tegelikult võid ja tegelikult sa võid ka selleri asemel midagi muud panna. Näiteks kui sul on natukene kodus suvikõrvitsat, siis miks mitte hoopiski suvikõrvitsat panna. Nii, ja selleril ka ei ole reegleid nii-öelda, kui suured need tükid täpselt peavad olema, et ei ole vaja neid millimeetreid seal lugeda, et sellised mõnusad, parajad tükid. Nii, see seller oli siin palju suurem, et siis ma lõikan ta natukene, lõikan pärastpoole, muidu läheb liiga paljuks. Lihtne ja kerge, et sinna pastasse ei lähe üldse palju neid koostisosi, eks ole, et ongi meil porgand ja seller ja muidugi sibul, et mina isiklikult armastan väga sibulat. Sibul annab sellise mõnusa maitse ja lõikame niimoodi, et jätame selle tagumise otsa sibulas siia ja siis lõikame sellised sakid sisse ja siis saame lõigata kuubikud. Ja praegu on meil siin see puust lõikelaud ja siin peal meie hakime siis juurvilju, aga kui sa soovid, et sinu see lõikelaud ei oleks siis sibula lõhnaga koos nii-öelda, eks ole, et siis on tegelikult hea, kui sul oleks sibula jaoks eraldi lõikelaud. Aga ei pea. Nii, sibul on meil peaaegu hakitud ja siin on viimane sibul ja näete, mul sellised, nad ei ole väga nagu sellised suured ega väga väiksed, et sellised keskmised. Et kuna ta meil haudub seal korralikult, siis see sibul läheb tegelikult päris pehmeks. Nii, ja küüslauk on ka jäänud ja küüslaugu ma teen niimoodi 1, 2 ja 3
ja nüüd siis hakin. Ja nüüd meil on kõik ära hakitud ja meil on vaja see ära praadida. Porgand, sibul, küüslauk, seller. Ja võtame panni, aga tegelikult, kui sul ei ole panni, siis sa võid ka poti sees teha, paksupõhjalises potis. Nii, aga meie teeme praegu pannis ja panni sisse siis paneme natukene õli. Nii, ja nüüd me lisame kõik siis siia sisse, mis meil on, eks ole, ja praeme 15 minutit umbes niimoodi segades siin aeg-ajalt ja see kuumus võiks olla selline keskmine, umbes siis, kui sul on 10 palli süsteemis, siis sa võid niimoodi 4-5 peale panna ja segame siis puulusikaga ilusti. Või kui sul on näiteks ka silikonist lusikas, et võid ka sellega, aga ei ole soovitatav siis metalllusikaga, sellepärast et see rikub meie potte või panni. Nii, ja tegelikult meil on siin ka küüslauk, eks ole, et mina isiklikult lisaksin küüslaugu vahetult enne, et muidu see võib siin minna tumedaks, et lisame selle natukene hiljem, et praeme umbes niimoodi 10 minutit ja siis lisame küüslaugu sinna sisse. Nii, ja nüüd on siin siis porgand, seller ja sibul mõnda aega olnud panni peal ja umbes 10 minutit on ta siin meil olnud ja nüüd ma lisan siia siis küüslaugu ja segan läbi kenasti, võid ka niimoodi teha, kui soovid proovida, miks mitte. Ja nüüd me laseme veel mõned minutid siin tal olla, et ta peakski põhimõtteliselt olema selline pehme ja natukene ka jumekas, et kui sa tunned, et ta hakkab minema väga tumedaks juba, pruuniks, eks ole, siis lihtsalt muidugi alanda kohe kuumust. Nii, ja edasi, mis me edasi teeme? Meil on vaja nüüd siis loputada ära läätsed, loputame külma vee all ära. Nii, ja siin on meil siis värske puljong ja mis meil nüüd edasi on vaja teha, kui meie siis juurviljad on ära praetud. Meil ongi vaja siis nüüd võtta suurem pott, paneme poti siia liidi peale, poti sisse paneme siis juurviljad. Nii, ja nüüd meil on vaja siia panna tomatipasta. Nii, siis siin on tomatid omas mahlas või tükeldatud tomatid, et võid ka neid panna. Aga kui tomatid on näiteks suuremad seal, eks ole, suurte tükkidena, siis lihtsalt haki nad eelnevalt natukene väiksemaks. Nii, nüüd me paneme siia pestud läätsed külma veega, mis on läbi pestud ja hästi on sõela peal neid hea niimoodi siis kurnata sõela peale, et see liigne vedelik tuleks ära ja niimoodi kraani all saad kenasti läätsed ära loputada. Nii, ja edasi me kallame siia siis puljongit ja sa võid siia tegelikult panna ka erinevaid ürte, kui sa soovid, näiteks peterselli, miks mitte. Ja veel tahtsin ühe asja ära mainida, et me panime siia sisse küüslaugu, aga kui sinu peres keegi ei söö küüslaugu, näiteks lapsed pole harjunud, siis sa ei pea seda küüslaugu panema. Ja näiteks, kui sul ei ole sellerit, siis ma tõin välja, et võib panna näiteks suvikõrvitsat, aga tegelikult võib ka paprikat panna, et see annab sellise mõnusa, värvilise tulemuse ja kindlasti maitseb samuti hästi. Nii, aga nüüd kurname puljongi siia ja paneme siis peale seda kaane peale, laseme keema tõusta ja madalal temperatuuril niimoodi, mida ma mõtlen selle madala temperatuuri all, ongi see, et ta podiseb tasasel tulel, mitte väga niimoodi mulinal, eks ole, vaid niimoodi tasakesti podiseb ja aeg-ajalt vaatame seda, segame, kui tundub, et on vaja vedelikku juurde panna, võime keevat vett juurde lisada ja keedame nii kaua, kuni need läätsed saavad pehmeks.
nii, ja nüüd siis laseme tal siis tasasel tulel podiseda umbes 40–45 minutit. Ja läätsed on juba valmis jõudnud saada ja tõesti, vaadake, kui ilus see välja näeb. Kohe kutsub sööma. Siin on siis läätsed meil, porgand, sibul, lõhnab suurepäraselt ja see tomatikooslus, no lihtsalt super, hästi kindlasti maitseb samuti. Tahtsin veel rääkida, et kui sul ei ole läätsesid, siis sa võid kasutada ka ube näiteks või lisa näiteks pool kogus läätsesid, pool kogus ube või siis kikerherneid või punaseid ubed. Või siis näiteks lisada nagu klassikalises versioonis liha, hakkliha, kas siis veise seahakkliha või kanahakkliha või segada mitu hakkliha kokku. Ja nüüd, kui juba hakkavad läätsed valmis saama, et siin natukene nad veel podisevad ja ühe asja tahan veel ära mainida, et ma vahepeal lisasin siia vedelikku juurde umbes pool liitrit, et ta oleks selline mõnus, mahlane ja tummine. Aga tuleme pasta juurde tagasi, et vaja keeta pastat ja vaata enda pasta pakendi juhendi pealt, kuidas sinu siis pastat valmistatakse, sellepärast, et sa ei pea seda tegema ainult spagettidest. Sa võid teha seda ka pennest või siis, miks mitte sarvekese, makaronist, eks ole. Et vaata, kui kaua on vaja keeta ja keeda valmis pasta. Ja nüüd ma lisasin siia siis spagetid ja kui spagetid hakkavad siin keema juba, siis ma natukene kääridega lõikan mõned kohad pooleks, et siis ei ole nad niivõrd pikad, kui me sööme, aga ei pea lõikama, et täitsa võivad jääda ka terved pikad spagetid. Ja lisame siis ka soola siia ja keedame makaronid soolvees. Nii, ja nüüd serveerime meie roa. Vaadake, kui mõnus ja maitsev see kõik välja näeb. Ja siia võib panna näiteks oksakese rohelist, midagi rohelist näiteks peterselli, basiilikut, tüümieni ja siis salatit näiteks juurde hapukapsast või mõnda muud värsket toorsalatit. Aitäh, et liitusite Toidupanga toidukoolitusega ja me siiralt loodame, et sa said juurde endale inspiratsiooni ja mõtteid ning ideid, kuidas kodus lihtsalt ja kergelt ning soodsalt valmistada maitsev ja hea toit. Head isu!